CNG on hetkel kuum teema ja põhjust ei ole raske otsida. Tegemist on loodussõbraliku taastuvenergiaga, mis aitab transpordikuludelt kokku hoida ja jätab väikese jalajälje. Suvel võtsime ette reisid Škoda Octavia CNG-ga Tallinnast Hispaania päikeserannikule. Täna on meil plaanis lühevots, nimelt me vaatame, mis maksab sõit Tallinnast Tartusse. Mina ennustan, et see on odavam kui täishinnaga bussipilet. Autominutid toob teieni Alexela. Testi läbiviimiseks kutsusime appi suure Škoda fänni ja ilmselt ka Eesti kõige parema Škoda müügimehe Tõnis Niinemetsa, kes tööst vabal ajal tegeleb väikest viisiga näitlemisega. Stand-up teatri Point etendustele sõiduks kasutab Tõnis Škoda Octavia CNG-d, millega on ta läbinud peaaegu 10 000 kilomeetrit ja teater on seeläbi kokku hoidnud 100 eurosid. Tänaseks päevaks on meil põhimõtteliselt kohe 10 000 kilomeetrit täitumas. Selle peale ütleme, et oleme võib-olla kokku hoidnud kuskil, ma julgen arvata, natuke üle 700 euro siis 10 000 kilomeetri peale, aga arvestades seda, et meil hooaeg veel kestab, ma arvan, et me selle hooaja jooksul sõidame veel kuskil 10-15 000, võib-olla isegi 20 000 kilomeetrit, siis on see summa juba päris märkimisväärne. Mul on sulle täna üks sõbralik väljakutse. Meil on mõlemal Škoda Octavia, sinul küll CNG mootoriga, minul bensiinimootoriga. Sõidame koos Tartusse ja vaatame, kellel õnnestub see teekond säästlikumalt läbida. Ma olen nõus selle väljakutse vastu võtma, sest ma tean juba, kes on ettevõitja. Sõidame, siis me saame täpselt numbrid paika. Sõidame lubatud piirkiirusi, teemärgistusi jälgides, eks? Absoluutselt. Teisiti ei olekski plaaninud. Tankisime Tallinnas mõlema autopaagid kõrini täis. Tartus tangime uuesti ja nii näemegi, kui palju eurosid kulus kummalgi autol Tallinn-Tartu vahemaa läbimiseks. Mulle CNG meeldib. Mulle meeldib see mõtteviis, et ta on loodussõbralik. Kui palju on meil tegelikult Eestis võib-olla sellist toorainet, millest annaks CNG toota? Ma olen kaval. Asetan rahulikult Eero tuules. Siis mul on veel ökonoomsem see sõit. Miks on see CNG auto siis tegelikult hea? Eelkõige tegelikult on täpselt samasugune nagu iga tavaline auto. Sõidumugavused sama, rool sama, käiguang sama, raadio sama, esiklaas sama, tagaklaas sama. Aga lihtsalt on ökonoomne. On ökonoomne, sul jääb päris palju raha kätte, mille eest sa võid osta väga palju mõistlikke asju. 10 000 kilomeetri peale juba jääb nii palju raha kätte, et võid rahulikult kogu perega minna spaasse. Pärast paaritunnist Tallinn-Tartu maanteel kulgemist hakkas päike vaikselt looja minema ning Tartu tuled juba paistsid. Eero käes on raha. Ma ütlen ausalt, mul on kõige soodsam sõit siin üldse, sest Eero maksab tegelikult ka minu sõidu. Ma teen Eero pinni ja see on õnn. Meil on auto peal kirjas, et 7,1 eurot peaks olema üks Tallinn-Tartu ots. Nüüd me saame näha, kas me sõitsime kas ma sõitsin ökonoomsemalt. Ja kui ma sõitsin ökonoomsemalt, siis miks me seni sõitnud mitte nii ökonoomselt. Ega ta väga ei taha rohkem minna, jah. Me oleme Tartusse jõudnud, mõlemad on oma autod uuesti ära tankinud ja nüüd on aeg kokkuvõteteks. Tõnis, kas nii nagu kiri su auto peal ütleb 7,1 euroga Tartusse õnnestus jõuda? No päris niimoodi ei õnnestunud. Õnnestus jõuda 7,87 euroga. Küsi nüüd, kui suur oli minu kulu? No ma tahan arvata, et see oli ikkagi suurem kui 7 eurot. Bensiinimootoriga Škoda Octavia tarbis 14,67 euro eest kütust. No laias laastus täpselt nagu poole võrra rohkem, jah? Minu arust ei ole bussipilet nii odav ega ka rongipilet nii odav. Kui sul on CNG auto, siis sa saad sellega ikkagi kõige odavamalt Tartusse.
me jätame Tõnise ja stand-up teater Pointiga hüvasti, sest nemad tõttavad edasi etendusele. Kohtume teiega ka nädala pärast ja siis on eetris selle aasta viimane autominutite osa. Mida soovida? Ma soovin kõigile mõistlikku tarbimist. Mõistlikku tarbimist ka meie poolt. No lähme nüüd teatrisse. Jah. Suurepärane. autominutid toob teieni Alexela.